selline oleks võinud välja näha üle 40 000 Pitbulli fänni tänane õhtu, aga kahjuks nii hästi neil ei läinud. Mis siis juhtus? Eile õhtul mingi 11 ajal vist oli umbes, jah. Et me olime samal ajal lokaalis, niisama tutvusime Riia öökultuuriga ja ööluga ja siis küsid kõigil telefonis väiksed bim-bim-bim notificationid ja nägime, et cancel, et jääb ära. Mis tundeid see tekitas? Ei no, eks kurb on ikka, see mõttes, et kaua oodatud. Tulime 8 päevaks ja mul teisi riided üldse polegi kaasas tegelikult. Ma tulingi nagu niimoodi otse bussiga. Miks see Pitbull ära jääb siis? Lava ehituse pärast. Midagi ei saadud valmis vist, jah? Ei ole ebaturvaline pidi olema. Mis tunded see tekitab? Pettumas. Jama ei tegelikult ainuke põhjus, miks Lätis ei tuldud ja nüüd jääb ära. Peale kontserdist saamata jäänud emotsioonid on inimesed kaotanud ka rahaliselt. Paljud külastajad olid juba Riiga sõitnud ning kuna ürituse ärajäämise teade tuli vähem kui 24 tundi enne ürituse algust, siis majutuse broneeringuid suuresti enam tühistada ei saa. Mitte ükski meie intervjueeritavatest ei olnud end selliseks puhuks kindlustanud ja seega kõik kulud jäävad nende endi kanda. Kui klientidel on siis reisikindlustus, Swedbanki siis pakume reisipaketti, tavalise krediitkaardiga reisikindlustust ja siis on ka tavalised reisikindlustuspoliisid. Et tavaliselt sisaldavad ka reisitõrkekindlustust, ehk siis antud juhtum on siis kaetud reisitõrke alt. Kui reisitõrge on kindlustusel valitud, siis on see kindlustusjuhtum, et tasub teha kindlustusavaldus ja kahju käsitlejad siis menetlevad seda. Ka PTA kindlustus rõhutab, et selliste reiside puhul, mille peamine eesmärk on kontsert või konverents, tuleks mõelda laiendatud reisitõrke kaitsele. Sellisel juhul võivad tekkinud kulud olla kaetud ka siis, kui üritus jääb ära või lükatakse edasi. Miks jäeti kontsert vaid 24 tundi enne ära? Eestlaste piletite eest vastutav Live Nation kommenteerib olukorda nii. Anname teada, et 29. juulil Riias Meshaparksis toimuma pidanud Pitbulli kontsert jääb ettevalmistuste käigus laval ilmnenud tehniliste probleemide tõttu ära. Lava ei ole ette nähtud aja jooksul võimalik ohutuks muuta ja seetõttu ei saa kontsert toimuda. Pileti omanikega on otse e-postidel ühendust võetud ning täpsem teave on neile edastatud personaalselt. Samas spekuleeritakse sotsiaalmeedias, et tegelikult teati siseringkondades ürituse ärajäämisest juba varem. Privaatsetest töötajate gruppidest tulevad lekkinud info, et kolmapäeva õhtul nad tööle tulema ei pea. Samuti väidetakse, et järelturul olev piletimüük kasvas juba mõned päevad enne ärajäämisteate avalikuks tulemist. Mida ma saan üldse sellises olukorras teha? Alati saab pöörduda siis kui olete broneeringu teinud siis majutusasutusse või siis transpordi osutajale, ka siis lennufirma või siis bussifirma, et ka nendega läbi rääkida, et äkki on võimalik siis broneering tühistada, kui seda ei kasutata või siis tulevikuks siis lükata. Pitbulli fännid loodavad, et saavad lähipäeval oma kontserdi piletiraha tagasi. Muude kulutuste osas ei jää paljudel kindlustuseta inimestel muud üle, kui ise halvast olukorrast parim välja võluda. Kodu poole kohe suunda ei võta ja pidu siin Riias toimub igal juhul ja täna sõbrad juba tõmbasid outfitit selga, kell on veel päev. Õhtul tuleb pidu hea ja loodame, et saame eestlastega kokku ja teeme hea peo igal juhul.